aga nüüd oleme ka saanud avavile Andorras 31 Solsi Tiibe, vasakul number 11 Tomi Berlanga ning eesrünnakul number 9 Faisal. Aga siin juba esimesed ohtlikumad olukorrad ka Flora karistusalas. Lõpuks tuleb ka sealt Öring jääb siin natukene vastase agressiivse mängu kätte, aga proovib tagasi võidelda, aga jõuab pall kasti väga ohtlikult. On juba olemas, 5. minutil läheb Inter seda mängu juhtima ja üsna sarnane algus nagu Pahidel siin tund aega tagasi. Kiire avavärav ja Eesti klubi on kaotusseisus ning Faisal Shoaib on see päevast suur vajadus olnud sinna kedagi teist panna, siis keegi teine sinna pannakse. Siit tuleb kauglöök uuesti, aga Grünwald selle püüab, aga ei saa palli minema ja taas uus üritus ja sealt ei lööda ära meie õnne. 5 aastat tegutsenud klubi, aga esimesed, nüüd Grünwald eksib ja vaatame, mis sellest olukorrast tuleb. Mängitakse siin lühikesi sööta, lüüakse ka, aga sealt pingi pealt tuleb, aga nüüd juba vasturünnaku võimalus. Kalimullin viib paremas säärde Zenjovil, kas siit tuleb löök? Tuleb löök, aga see läheb ette tekitatud, aga Inter mängib selle nurgalöögi lühidalt lahti. Seera tuleb terav pall sealt värava eest läbi. Võimalik Interil omakorda vastu tulla. Leitakse sealt Shoaib üles, Kolopovdal vastas. Võtab 1-1 vastu ette, astub mööda, läheb ka löögile, Grünwald peab tõrjuma ja väga lihtsalt tuli see löögiüritus, aga olukord pole veel läbi. Siis ära kasutada. Seekord mängitakse nurgalööke otse lahti ja pannakse karistusalasse, aga Flora meestel pea vahel. Olukord siiski jätkub, Sapinenist joostakse mööda, seal hakatakse juba natukene kiitma, siis no tundub, et ikkagi palli mängu. Tuleb kauglöök siit ja Kreida leiab Sapineni. Tuleb sealt alamaalt ka abi, mängitakse sealt uuesti Valdmetsale, võib-olla isegi alamaalt. Siit on natukene võimalus ka midagi ohtlikku tekitada, Zenjov madal sööt eest läbi ja ei saa sealt Sapinen peale löögile. Kui esimese 45-ga, nüüd leitakse hästi Valdmets üles, jätkab sealt ka Kalimullinil, kas saab peale löögile minna? Ei tule siit, aga nurgal. Pochettino kaitses eksib. Alamaa ja Pochettino tal vastas. Ja Alamaa teeb jalge vahelt mehel, läheb ka löögile, läheb sealt terava nurgalt löögile. See on Andorra liigahooaja suurim värav, kuid Borja Arlejano, nii et number 70 all tema tegutsemas. Senderdus või karistuslöök Grünwaldi peale tuli ja Flora värav pidi rusikatel sekk. Võtmemängijad neil päris hea hooga tekib. Nüüd Sapinenil võimalus joosta, lipp jääb maha, kas Sapinen lööb ära, jõutakse seda olukorda paikama ja tuleb ka head. Üht-teist ikkagi valida on, aga võib-olla mitte sellist, mida võib-olla siin teistel Eesti tippklubidel. Küll hea, aga see annab võimaluse siin meestel platsil särada ja ohtlik ja Grünwaldi ette kukub see pall ja Andorra mehed vastu mängu käinud 2-0 end juhtima ja no ei kusagil mehed peaaegu välja, kuni Valdmets ennast spaagesse laseb. Nüüd Kuraksil võimalik lüüa, aga seal on Diasel käed. Senimaani ta vahetuste peale ei ole veel mõelnud. Küllap mõelnud on, aga neid teinud ei ole. Shoabi üritab mööda pugeda, lõpuks poeb ka, Grünwald kukuda. Floral hakkab tekkima, siis Intermehed kohe selle otsustavalt lõpetavad ära. Öring nüüd rünnakul proovib selle jalga leida, Alliku! Ja kukub see pall. Minutid siin päris lahtiseks läinud. Sapinen. Kuidagi oleks siit vaja mingit õnnestumist, mida Lillekülla kaasa võtta, aga suudab Kuraksi palli säilita, kes läheb ka löögile ja taas Kreida karistuslöök, otsitakse Veeringut, kes toob sinna värava ette, Kolovov saab. Lõpuks siit Floral veel üht halba uudist ei tuleks siin viimastel minutitel, aga ei tule. Peakohtunik Stefan Ebner vilistab mängu lõppenuks, Flora tuleb Andorrast tagasi 0-2 kaotusseisus.